Tere, rõõm. Mis meie koguduse juures on minu arust päris lahe, on see, et aeg-ajalt võid leida sõnumi, et tule tunnistama. Ja minuga juhtus niimoodi. Ja tegelikult ega ma üldse ei tahtnud. Mul ei ole ka mingit hullult efektset, mingit tunnistust või niimoodi, aga muidu ma ütlesin jaa, sest kui võimalus antakse, siis tuleb alati kasutada. Sellepärast, et mina olen ka Jumala laps ja kui me oleme Jumala lapsed, siis meie elu peab olema üks elav tunnistus. Ja see on hea tšekk endale, et kas mul on mingisuguseid värskeid asju ka, kas Jumal ikka tegutseb minu elus. Võib-olla ma ei pane seda tähele või võib-olla ma ei tea, mis iganes. Et alati peab elama ikka oma elu niimoodi, et midagi toimuks. Aga ma räägiks teile siis ühe pisikese loo sellest nädalast. Mul oli siuke väike tore vahejuhtum, kus ma ühel õhtul hakkasin koju minema oma 100 kompsuga, nagu ma tavaliselt käin, nagu siuke killavooriga, jube väsinud ja tülpinud ja tahtsin juba koju minna. Ja siis üle Vabaduse väljaka tulles seal plakatite juures, seal mingi stendid on üleval, oli üks tuntud poliitik, vaatas vastu ja kõndis seal ringi, suht rahutu nägi välja. Ma läksin tast mööda, läksin bussipeatuses, vaatasin, ta tuli ka bussipeatus ja küll ta niheles seal, ühel pool ta seisis ja aina nagu kuidagi tiksus mulle lähemale. Siis ma sain aru, et ma peaks talle midagi ütlema. Aga mida, ma ei tea ja ma ei taha ka, mõtlesin, et mine ära rahulikult, ma tahaksin oma ette poriseda. Ja siis tuli buss, ma mõtlesin, lõpuks oma, et see buss tuleb, läksin bussi peale ja muidugi ta tuli samast uksest kui mina. Ja siis selleks hetkeks ma juba teadsin, et mul on talle midagi vaja öelda. Pole aimugi mida. Ja siis ma istusin kohe veits eemale temast ja oma ette ja katsusin mõtelda oma mõtteid. Ja kui ei ole midagi öelda, siis Jumal on lubanud, et küsige, et saate tarkust. Ja ma ei tahtnud küsida, sest ma tean, et kui sa palud, siis ta vastab. Ja siis on juba natukene raskem olukord, siis ma otsustasin, et ma ei palu. Ja mõtlesin oma mõtteid, aga natukese aja möödudes mul hakkas nagu tegelikult juba niimoodi, ise hakkasin ka nihelema, ma hakkasin mõtlema, et tegelikult kas mul on võimalus kas sükest hästi mõttetut õhtut pidada, oma tortsis väsinud olekuga edasi olla, või tegelikult oleks päris põnev ikkagi teada saada, kuidas ta reageerib ja mis see olukord üldse on. Ja tegelikult ega ma üldse nii valikut ei ole, et ma juba sain aru, et tegelikult seda peab tegema. No ja siis ma palusin ja siis läksin tema juurde. Koolisin kogu oma kompsudega tema juurde ja rääkisin talle kogu loo ausalt ära, täpselt samamoodi nagu teile praegu. Et mis seis on ja mis mul talle siis öelda on. Ta oli nii armas, ma kõigepealt küsisin, et kas sa kristlane oled, siis ta ainult poliitikud oskavad niimoodi vastata, et hetkel praegu otseselt ei ole. Ja siis ma ütlesin talle, mis mul talle öelda oli. Ja see oli tõesti, see oli nii äge, kuidas ma nägin, ta oli siuke väsinud, vaevatud ka, kui kuidagi siuke närviline. Ta läks kohe rõõmsaks ja ta ütles selle asja peale, siis selle pärast ma pidingi bussist maha jääma. Ja kuidagi ta tundis, ühesõnaga vähemalt mulle tundus, et see oli see, mida tal oli vaja kuulda. Et sai teda õnnistatud ja nüüd ma tean, mis peatusest ta maha läheb. Nii et äkki kohtume veel. Et siinkohal mul on hea võimalus kasutada juhust, et kes veel ei teadnud, siis Paulus Timoteuse kirjas ütleb meile, et Jumala silmis on hea ja meeldiv, kui me oma valitsejate eest palvetame. Nii et võtaks siukse üleskutse, et kui veel ei ole seda teinud, siis võtame ette oma valitsejad. Et ma ei näe mingit põhjust, miks meil ei võiks olla ka siukseid inimesi nagu Joosep Egiptuses või Daniel Babylonias, kes on siuksed võimsad Jumala mehed, nii et võtame need palvesse. Ja aitäh teile. No nii, Joosep ja Daniel. Ma lihtsalt tahan sulle öelda, et armas Martin, et ma usun, et Jumal on andnud sulle prohvetliku sõna ka poliitikamaailma. Ja ma usun, et sina oledki see Daniel. Miks ma seda ütlen, seda ülistuse hääl enne? Ma teadsin, et Martin tuleb üles ja ma teadsin, et ma tahaks julgustada sind mõne sõnaga. Ja siis tuli mõte südamesse, et prohvetlik sõna poliitikasse.
siis mõtlesin, et ei, et ma ei tea, kas see ikka läheb kokku. Ja siis mõtlesin, et jumal, et kui ta midagi poliitika kohta räägib, siis on see kinnitus sellest, et see sõna peab olema. Ja siis sa hakkad rääkima just sellest. Aga mis veel mulle kinnitust andis selle suhtes, et on see, et ma tean, et sa palvetad kas iga päev või üle päeva või kord nädalas. Ta palvetab, ta läheb Riigikogu ette, sinna Roosa maja juurde ja ta palvetab jõuliselt Eesti juhtide ja poliitikute eest. Amen. Noogut. Aga jah. Ja ma tean, et ta teeb seda, ükskord ma läksin koos temaga. Ja ma näen seda, et see on sama muster, Nehemia ja Ester, sama muster, see, millest sa palvetad, seal on su süda ja Jumal annab sulle sõnumi sellele seltskonnale. Nii et tea seda, et Jumal tahab sind kasutada, et kõneleda ka poliitikute ellu prohvetlikult. Nii et ole julge, ole avatud ja tea seda, et sinu see sõnum, mida Jumal annab sulle kanda, saab muutma nende elusid. Sest sul on süda juba ammu seal, sa juba ammu palvetad nende eest. Nii et ole julgustunud, vend.